tere õhtust! Eetris korvpalli meistriliiga 5. otsustav poolfinaal. Otseütlus praegu eetris kanalist TVE. Meie oleme täna otse-eetris kuni veerand 9-ni, meil läheme eetrisse jäähoki MM-iga. Päris paljudele korvpallisõpradele, kes poolfinaalseeria eeldasid ikkagi, et rohkem võtab oma. Tanel Tein minu kõrval istumas. Ja Tanel, mida sina ootad tänased mängud? Tere õhtust! Eelkõige väga palju on oodata siin, ma ei tea, 2000 või 2500 inimesel, kes siin kogunenud on. Ja kuulda on, mis siin toimub, et kes vähegi Tartust saab, et olgu nii-öelda täna ikkagi omadele kaasa elama, tuleb öelda. Ja eriti pärast sellist algust brändis Reili Rossilt, kes pani tabaga 3 kohe teele. Täpselt, et täna on midagi sellist, mida on siin nagu aastaid tagasi olnud rahva poole pealt saalis, et atmosfäär on fantastiline. Joosep Toom ei saanud korvi alt palli sisse, tuleb kaitses nüüd uuesti koht sisse võtta ja kõvasti tööd rabada, aga Reinar Vallik pääseb viskele ja paneb rõngasse, nii et 3-0 on Tarvas peal meeskondade koosseisud siis ka. Sokk, Torvek, Toome, Tants ja Kurvas tartlaste viisik ja vastu on Reili Ross, Ooton, Hallik, Urasko ja Span. Ja jälle mööda, et väga pehmelt ikkagi praegu Ross jäi ju ilusti Toome taha ja ega sellistes mängudes ei tohi jätka selliseid olukordi ära kasutamata, et kõik individuaalsed oskused nii rünnakul kui kaitses täna maksavad, et saame näha erinevaid duelle ja erinevaid õnnestumisi ja mitteõnnestumisi. Ja kui Tarva meeskonnas on teada liidrid olemas, siis tegelikult Rokil on mängude jooksul liidri rollid natukene vahetunud, et mõnes mängus üks mees, mõnes mängus teine mees. Ja kuuleme praegu, et Rakvere mängiks nagu kodus, et müts maha mõlema meeskonna tegelikult fännide eest, et tegemist on praegu tegelikult ju Eesti mõistes 2 parima fännimeeskonnaga nii-öelda, tegu on parimate fännimeeskondadega, et täna on Rakvere kaaselamine võimas. Ja kas suudab nüüd Tartu sellest rünnakust skoori avada? Veel mitte, et siin mängu jooksul kindlasti räägime ka, aga esimesel 2 minutil siin, mis on mängus kulunud, siis mida natuke ma isiklikult ootasin, et Tartu ajab kohe ikka selle mängu väga kiireks, seda juhtunud ei ole ja minnakse võib-olla samas rütmis nagu edasi ja sama taktikaga, aga eks saame mängu käinud näha, kas see jääb lõpuni nii. Ja nüüd on Tantsil selja taga lühem mees Reili Ross ja sööt läheb jalgadesse praegu Toomele, aga Kurvas võitleb palli kõvasti seal korvi alt kätte endale ja viga ei ole, nii et Allik mängis puhtalt, Tarvas saab tulla, Allikul antakse pall, kuid iset ei tule. Span. Ja Tartu on tõesti natukene pehmelt justkui alustanud, et siin ka õnnega pooleks jääb pall Tarvale. Ja pehmelt on õige sõna, aga otsivalt oleks selline sõna, et ei kiirustata. Mida, vaat, et praegu on nagu selles mõttes sellise mängu ülesehitusega või kuluga on nagu trumbid rohkem Rakvere käes isegi võiks öelda. Ja ei võta, Korvi rõngab palli vastu. Ja Rakvere dikteerib praegu sellist tempot ja õnnestumisi. Kindlasti on hirmus tahtmine Rakvere Tarva meeskonnal, et 2-2 seis on neile justkui väike võit. Et Tartu meeskond on pigem väikeses šokis, et selline seis seerias on. No see šokk võib kindlasti kiiresti ka üle minna, kui asjad Tartu jaoks hakkaksid õnnestuma ja näiteks nagu praegu tabab 3 punktimise, mis ei ole tabav, et millega Tartu on andnud kimpuse terve selle seeria, et ei ole tabanud vabadelt positsiooni, aga midagi pole teha, selline on täna seis ja vaatame veel, mis tehakse korvi all. 2 kulpi sealt Tantsile, ikka pall on Tantsi käest mööda. 30 sekundit on täis, et Tarvas on praegu valmis. Tarvas võitleb hirmsasti ja eelmises mängus ju ka üle ootuste Tarvas võitis lauavõitlus, aga esimest korda võetakse juba aeg maha, nii et me siin pikalt juttu vesta ei saa, läheme samamoodi siin väikesele puhkepausile. Hei Kossu sõber, tule tee endale Alexela Kossu fänni sooduskaart. Tangi Alex
Alexelas vähemalt 20 liitrit kütust ja võid võita. Nagu te näete, siis praegune seis on 0-5. Mida oskame öelda? Tarvas on alustanud hästi. Aga mida me kindlasti veel teame, et kuni asjad ei ole muutunud, läheb võistlus huvitavaks igal juhul. Kuid meie siin stuudios nüüd, meil on jah, 2 inimest on kohal. Vahel on 1 ja võistluse ajal teine. Korvpalli suurt toetaja. Alexela korvpalli meistriliigat toetavad Alexela, Ramirent, Olipet, Utilitas ja Pipelife. Korvpallilahing Tartus jätkub, otseülekanne siis jätkuvalt. Nii TV6